Nii, enne kui tänase video juurde asume, siis tahan kohe ära mainida, et see sõjaväebaas, kuhu me lähme, see ei ole siuke suur, seal ei ole neid lennuväljasid ega midagi sellist. Aga seal on paar garaaži, paar maja, näitan need kõik ära. Ja hiljem videos selgitan ka, miks see seal on ja miks ta maha jäetud on. Nii, aga asume video juurde. Nii, tere siis kõigile üle pika aja. Siin selle keskuse video ma sain üles laetud. Võitis küll 6 aega, aga no ja siis tehtud ta sai. Nii, nagu näha on täna üsna ilus ilm, suht soe on ka. Aga jah, täna läheme siis sõjaväebaasi, maha jäetud. Ei ole küll siuke väga suur, aga lähme vaatame ta üle. Ma olen seal paar videot teinud. Siin ma panin selle koha nimeks maha jäetud koht metsa sees. Aga ma ei tea, mida ma seal näitanud olen, mida ma ei ole. Nii et jah, täna ma kavatsen terve selle ala ühes videos ära näidata, et saab selle asjaga ühele poole. Nii, miks see baas siis maha jäetuks jäi? Võib-olla mõni küsib. No, põhjuseks oli see, et see on lihtsalt vaja enam. Ja kui me kohale jõuame, siis ma räägin natuke, miks ta seal üldse on ja miks seda algselt vaja oli. Et jah, näeme seal, ma arvan. Nii, väike probleem on, et ühed garaažid on seal taga. Oleks vaja üle kuidagi saada. Aga võtan hao vahel. Ei tea nüüd täpselt, kuidas üle saada. Alar siin vaatab erinevaid kohti, kust äkki saaks üle. Et ei tea. Püssi alajaam jääb sinna taha. Päike paistab siia läätse veits, aga no okei, elab üle. Nii, natuke siin näha on, et siin on aed kunagi olnud, enam ei ole. Nii, ma natuke seletan ära, mida ma siin filminud juba olen. Nii, seda hoonet ma olen filminud. Siis seal taga oli üks mägi, seda ma olen ka filminud seal puude taga. Ja sinna poole jäid ka veel mõned hooned, neid ma olen ka filminud. Aga nüüd ma tahaks kõik need mäed ja hooned ilusti ühte videosse saada. Ja seda ma ka täna teen. Nii et jah, me vaatame, kuidas siit üle saaks. Ja siis lähme uurime. Nii, saime nüüd kraavist üle. Ja tulin siia ühte sellesse garaaži sisse. Siin eeldatavasti hoiti sõjatehnikat. Siin seina peal on venekeelne tekst. Okei, ma ehmatasin tuul seda muhu liigutas, ma ehmatasin mingi uss või midagi. Aga igatahes ei olnud. Nii, ma tean seda, et siia katusele ka saab, kus ma ei ole minu arust video teinud. Ei tea, ma arvan, et lähme vaatame selle ka üle. Nii. Nii. Okei. Sa hakkad seal video tegema või? Sa hakkad siin tegema video või? Ei, ma teen video Facebooki. No, tore. Ja siis tagant saab ka välja. Okei, mingi linnud. Ehmatasin natuke ära mind. No pole hullu. Nii, siin seina sees ma ei tea, mis asi olnud on. Ma arvan, et ma ei saa ka teada. Vits pehkin maa on, aga ma edab üle. Nii, siit sellest hunnikust minna üles, siis saab siia üles katusele. Nii, ja ma kohe hoiatan ette ära, et ma ei soovita käia igasugustel varemetes, teistel, kolmandatel korrustel, katusel, niimoodi. Sest need ei pruugi olla tugevad ja võivad kokku kukkuda. Aga jah, mina lähen ikkagi. Nii, see võis pikk rohi, ma ei taha siis läbi minna, mul pole ussid ja puugid olla ja mul pole mitte kummagi vastu süsti tehtud. Nii, saime ülesse. Oleme üles jõudnud. Nii, see on see koht, kus Alar tegi oma boksi õpetuse. How to fixing in real life. Ja inimesed, siin ma tegin boksi video. Traktor on ka vist tagapool.
võib-olla see traktor sõidab siit mööda, ma ei tea. Aga igatahes ma räägin siis ära, miks see koht siia üldse tehti ja miks ta võib-olla mahajäetuks jäi. Ma ei tea täpselt, miks ta mahajäetuks jäi, ma arvan, et äkki ei olnud seda vaja enam. See võib-olla sellepärast, et miks ta mahajäetuks jäi. Aga igatahes ma selgitan, miks ta siin üldse on. Nii, ma jätan selle kaamera siin niimoodi, et seda alajaama filmiks. Ja räägin siis ära, miks see siia üldse ehitati. Ehitati ühel lihtsal põhjusel nõukogude ajal, et seda alajaama kaitsta. Jah, oli selleks, et seda alajaama kaitsta nõukogude ajal. Karteti, et seda mingi rünnatakse ja see alajaam on tähtis sellepärast, et siin lähevad need elektriliinid Tallinnasse ja veel vist kuhugi lähevad. Ja ta on üsna tähtis. Ja kui seda rünnata, siis paljudes linnades kauks elekter ära. Vist minu arust. Ma arvan, nii palju kui ma kuulnud olen. Igatahes jah, sellepärast ehitati see siia. Aga siis tuli Eesti aeg. Nõukogude aeg lõppes ära. Ja siis neid sõdasi ka ei toimunud enam nii palju. Ja ei olnud seda alajaama vaja enam kaitsta nii palju. Ja siis sellel põhjusel, lihtsal põhjusel jäigi see sõjaväe baas siin maha jäetuks. Tõenäoliselt on selliseid sõjaväebaase veel siin ümbruskonnas, võib-olla seal tagapool, sealpool võib-olla veel mõned. Täpselt ei tea, leidnud veel ei ole. Mingil päeval võib-olla läheme vaatame. Et jah, selle mahajäetu koha lugu on siis selline. Nii, siin all on ka vist mingi hoone olnud. Tundub suurt ära lammutatud olevat. Või on kokku varisenud või ma ei tea, mis sellega siin juhtunud on. Igatahes ruusud on alles. Nii, aga ma näitame natuke seda ümbrust siin. Olen ühe käega toetanud ka kaamerat, et ta väga ei loksuks käes. Nii, siin on näha ka mõned elektripostid. Lähevad sinna taha poole. Ma ei tea, kas ma seda filminud olen. Võib-olla ei ole. Igatahes kahjuks, nii palju kui mina tean, seal tagapool mingit alajaama või sellist ei ole. Lähevad sinna taha ja tõenäoliselt ühildusid seal nende majadega ära. Aga okei, sellest nii palju. Siis on veel siin siukesed mingi suur lillepott. Taga on ka mingi lillepoti moodi asi. Nii. Ja siin on sellel baasi alal veel mõned kohad, mida ma ei ole avastanud, nagu näiteks seal taga. Ups, natuke liiga sisse suumitud oli. Nagu näiteks seal taga. Sealpool ma pole käinud täpselt. Ja seda pool ma ei ole seal avastanud. Sinna, nagu see tagumise osa ma siis suht läbi vaatan. Taga, võib-olla ei tea, kuidas te näete, aga taga näete traktorit. Nii et põllutööd käivad. Nii, Alar vist avastas all midagi, nii ma lähen ka tema juurde. Näeme, vaatame, mis ta leidis. Nii, hea oli, et siia tahapoole tulime, sest näha on, et siin on vundament veel alles mingist hoonest, mis siin kunagi oli. Rohkem vist midagi ei ole. Nii. Vundament on siis selline. Majal oli 3 ust sissepääsuks ja sees oli ka 1 uks. Kuhu ülejäänud maja kadus, täpselt ei osku öelda. Nii, liigume sinna teisele poole tagasi. Ja siit läks kunagi trepp sinna ülesse. Nüüd saab siit mäest üles minnes sinna üles. Nii, ma kiiresti näitan nende garaažide sisemused ka ära. Ja siis vaatame, kas liigume sinnapoole kuhugi või sinnapoole. Eks näis. Uks veel järgi jäänud siin. Mingi liivahunnik ka siin taga. Et jah, kõnnin kiiresti läbi nendest kõikidest. Eks neid. Uksed ka madalad. Selline. Sinna selline. Mingi puu kasvab siin sees juba.
teed. Ja viimane koht on siis selline. Nüüd ma liigun natuke sinna poole edasi ja vaatame, äkki leiab midagi huvitavat veel. Garaažid näevad siis sellised välja. Nii, siit vahelt saab edasi liikuda. Rohi väga pikk ei ole, nii et kannatab kõndida. Üks nendest maha, et elektripostidest. Seal tagapool, ma ei tea, kas te näete, on juba mingid varemed ka, mida ma arvan, ma ühes videos juba filmisin. Aga pärast lähme vaatame need üle. Koht veel. Siit läheb mingi tee metsa vahelt. Eks kõnnime ta lõpuni. Ma ei tea, kas mul, kui ma hoian kätt siin kaameral, kas see on stabiilsem või ei ole. Praegu ma hoian ainult ühe käega kaamerat ja ta vist looksub. Aga nüüd ma hoian kahe käega. Ma ei tea, kas ta on stabiilsem või ei ole. Ja ma pärast videost vaatan üle. Juba natuke loksub kaamera. Loodetavasti mitte väga palju. Ilus mets siin, kasemets. Jah, kasemets ikka. Siin on veel üks elektripost. Ja siin on siuke ristmik. Siin on natuke asfaltteed veel näha. Seal pool on ka varemed. Üks elektripost. Ja siit läheb sinna taha, kuhu me lähme praegu. Nii, ma arvan, et ma filmin edasi siis, kui me sinna poole juba jõudsime. Video läheb muidu liiga pikaks selle kõndimise pärast. Ja siin on ka mingi hoone olnud. Kiviplokid on siin veel. Ja see tagapool on üks hoone nii-öelda mäe sees. Lähme vaatame selle üle. Keegi on onni üritanud ehitada. Vahises kokku vist tundub. Ja siin on olnud ka mingi hoone, millest pole väga midagi järgi jäänud. No igatahes ma liigun sinna üles ja siis vaatab. Nii, selline näeb see hoone siis seestpoolt välja. Kui lund siin veel, eks see sulab ka varsti ära, ma arvan. Kuna järgmine nädal pidi 14 kraadi sooja olema, mis on päris hea. Ja siin on päris korralikult kõik kokku varisenud. Tundub, et kahekorruseline maja on olnud. Ja siin on rohkem kokku varisenud. Tundub, et siin vanasti sai maa. Nii, sain sealt puust mööda. Ja nüüd kõndisin ühe müüri peal. Allavaade on selline. Nüüd proovime mäe otsa saada. Nii, ma ronin siin otsa, siis filmin edasi. Nii, mäe otsast läheb tee alla. Kõnnime siit alla. Lähme vaatame, kuhu see välja viib. Tunduvalt, no, võib siin all mingi tunnel olla. Aga ma ei oska veel täpselt öelda. Kaamera võib-olla natuke rapub. Ma ei tea täpselt. Loodetavasti mitte väga palju. Nii, läheme siit võsast üle. Nii, siit üles. Võsas need peab ronima. Nii, ja võt siin on ka siuke üks kahtlane koht, mingi siuke ring.
aga mis siin keskel on, vot seda ei tea. huvitav, mis see on. Ma võin teha läbi keskel. Ups. Ja kui oleks siin kummuli kukkunud. Siis näha on, et siit oleks nagu saanud sisse sõita siia keskele. Aga mis mõttega, seda ma ei oska öelda. Vot siit oleks saanud siia sisse keskele tulla. Nii siit saab sinna mäe otsa tagasi. Aga siit läheb mingi teerada ja meie lähme vaatame hoopis seda. Liigume sinna poole. Nii, siit on mingi kivist siuke renn. Mis mõttega ta siis läheb, ei oska täpselt öelda. Aga siia poolt saab tagasi tee peale, nii et ma liigun sinna poole. Nii, prahti siia veits toodud. Ja siin on jälle ristmik. Saab sinna poole minna, saab sinna poole. Ma lähen vaatan praegu siia poole. Loodetavasti mu mälukardil on seda mahtu veel. Et kui ta täis saab, siis ei saa rohkem video teha. Lihtsalt ma ei tea kuhu ja siit läheb. Oh, siin on ju teine siuke auk. Või see ring. Veel üks siuke ringi koht. Võis olla, Sven, ma arvan, et ma tean, mis need on. No. Siin võib-olla sisse läinud bunker. Sealt august või? No ta oli varem suurem ja nüüd ei ole, miks muidu seeraud ja siis see siin on. Ei, no mina ei tea. Või on lihtsalt kattevari. Aga ma vaatan, seal läheb ka mingi see. Lähme vaatame sinna poole, seal läheb põllule või? Muurime. Siin on natuke seda aeda veel säilinud, neid poste vähemalt. Tundub siit ümber ta läks kunagi. Aga me läheme siit teed pidi edasi, vaatame kuhu välja jõuab. Ups, natuke liiga sisse suumitud oli. Aga arvake ära, mis me leidsime järjekordse sellise ringi. Siin on natuke säilinud, oot, mis siin on. Oh! Asi ta kokku varisenud. Siin mingi... Siit läks kunagi alla vist. Mina ei tea, mis siin oli. Järelikult peab 4 ka kuskil olema. Praegu oleme 3 tükki leidnud selliseid. Aga mis asjad need täpselt on, ma ei oska öelda. Äkki mingi helikopteri maandumiseks, ma ei oska öelda. Aga tõenäoliselt on äkki 4 ka kuskil seal tagapool. Ja me oleme otsime võib-olla 4. küljes, kui seda on. Aga siin on mingi kahtlane koht, jah, mida ma enne ka filmisin. Siit tundub, et on nagu alla läinud. Ei tea. Kuna mul labidat ei ole, siis praegu väga kaevata ka ei saa seda. Aga okei, liigume edasi. Siin on veel selline renn. Mis mõttega ta siin on, ma täpselt öelda ikka ei oska. Mis nende postide eesmärk? Võib-olla läks mingid torud kunagi seest, ei oska öelda. Siit läheb ka mingi riid. Ma tean, aga kuhu ta läheb? Ma ei tea. Siin on taha kivi hunnikut juurde. Ma tean, mis võib-olla see on. No. 2 kivi vahel oli võib-olla toru ja see toru läks. Ma mõtlen ise ka seda. Mõtlen ise ka seda, et äkki oli mingi veesüsteem või midagi. Vana veesüsteem. Nii, praeguseks mis leitud on? 5 garaaži on ja 3 helikopteri maandumisplatsi. Ja siis veel mõned kokku kukkunud majad. Ma tõenäoliselt mul tunne, et siin on 4 ka kuskil. 4 võib-olla on, aga võib-olla ei leia üles. Nüüd peab tagapool vaatama. Iga kasarmus nendest peab olema kuskil bunker. Või on eraldatud bunker metsa sisse kuhugi. Uljeste lähedal peaks bunker olema, aga noh. Jah, aga... Oota. Mida see bunkri asukoht märgistati Kiviõli ja Sonda ja Uljaste vahel. Eks seda võib Kohtla maksis pärast midagi vaadata. Igatahes nüüd liigume tagasi. Vaatame, kas jalgrattad on alles veel. Ja siis, kui need on alles, siis liigume sinna poole. Nii,
jalgrattad on ilusti alles veel, nii et võib edasi liikuda. Nii, nüüd liigume sinna tahapoole. Vaatame need mahetud kohad üle. Ja siis võib-olla hakkame tagasi ka liikuma, sest videod on vaja üles laadida veel. Mul on vaja kokku need panna ja muid tegevusi ka teha. Igatahes ma pean ennast natuke parandama, sest enne ma ütlesin, et me oleme leidnud 3 helikopteri maandumisplatsi ja 5 garaaži, aga tegelikult on siin 6. Nii et jah, selle ma parandan ära. Ka kahtlane on see, et siin, võt see sein ja see sein on siukesed. Ei, see pole sein, see on lihtsalt uks seal, ma vaatasin kaamerast. Seal on tegelikult vari hoopis ees. Et see sein on seal kuidagi siuke peenem kui need teised, aga okei, las see olla. Liigume siis sinna poole, vaatame need varemed üle ja eks näis. Nii, ma vaatasin paar oma videot üle, millega peaks kaamera jälle rapub korralikult. Sest ma ei saa aru, mis selle kaameraga on. Kui ma liigutan kaamerat sinnapoole niimoodi, siis see mingi teeb hoopis niimoodi. Nii et ma ei saa aru, mis selle probleem on. Ja eks ma proovin vältida seda siis. Vaatasin, et on mõttekam kaamerat ühe käega alt kinni hoida. Nii et jah, läheme siis liigume sinna poole. Seda teed pidi me liikusime enne ka sinna tahapoole. Siin on mingi linnusuled. Nüüd ma räägin kiiresti natuke infot ka, seni kuni ma kõnnin sinna. Et ma tegin selle viivikonna kokkuvõtte, mitte kokkuvõtte, aga siis juhatuse nii-öelda, et millal peaks see tulema. Seda videos ma rääkisin, et kui lumi ära sulab, siis lähen. Aga ma ei tea nüüd, millal see tegelikult toimub, sest ma pean oma vanemad nõusse saama. Sest rattaga 40 kilomeetrit on natuke riskantne. 20 kilomeetrit on veel okei, selle jõuab ühe päevaga ära sõita, aga 40 kilomeetrit see on liiga riskantne. Ma ei julge hakata seda lihtsalt sõitma nii palju. Tõenäoliselt ma olen väsinud, siis ei jaksa tagasi sõita ja terve hunnik muid probleeme, nii et jah, kui ma oma vanemad nõusse saan, siis saab minna. Nii, siin juba on näha mõned hooned või vähemalt ühte müüri sellest. Nii. Seal on veel ühte elektriposti näha. Ups, te vist ei näe. Puude taga. Vot nüüd näete. Vot ma toin siit poolt välja. No igatahes näete küll see puude taga on. Ja siis lähevad veel mõned need elektripostid sealt tagant. Täpselt ei oska öelda nüüd, kuhu need traadid siin minema pidid edasi. Rohkem posti siin ei ole. Võib-olla läksid sinna tahapoole, kus nüüd veel neid elektriposte oli. Võib-olla ühendasid siia majja ära. Ei tea. Siin on natuke näha Alari grafiitisi. Uks, mis on veel säilinud. Seal on üks hoone, seal on ka üks. Siin on veel üks mägi, millest ma ei tea, miks siin on, aga ma liigun selle hoone üles ja siin on sipelgapesa. Sipelgapesa sealt. Nii. Vaatame need hooned ka kiiresti läbi ja siis liigume sinna tahapoole. Loodetavasti mul mingi puuk ei ole juba jala küljes. See mul seda vaktsiini ei ole tehtud veel. Nii et jah. Eks kui ta võtab siis kinni, siis on natuke jama. Kõigub. Siuke. Siin on kõik ruum olnud. Siin vist on ka veel.
midagi olnud. sealpool on ka üks hoone, seal ei tundu väga midagi huvitavat olevat. ja siin taga on mingi plats veel, ma olen vaatan parem seda. nii, mis siis veel? Sealpool on veel üks post. Tundub, et see traat on ikka siit. Ja see traat on sinnapoole läinud ja seal on veel üks post ja ta oleks siin tahapoole järelikult. Okei, sellega. Ja tundub, et hargneks ka sinnapoole veel. Nii. Igatahes, millal siis järgmine video tuleb? Täpselt ei oska öelda. Millest tuleb? Ka ei oska öelda. Aga ma arvan, millest tuleb, sest Lüganusel on neid maha jäetud, mis nüüd öelda, lautasi, mõned. Ja ma arvan, ma lähen vaatan need üle. Mingis videos, eks need. Nii, siin tagapool on ka mõned hooned. Ühest hoonest on ainult uks järgi jäänud. Mõnel hoonel on seinad ka püsti veel. Nii, aga mis põhjusel see plats siin on, ma ausalt ei oska öelda. Ups, natuke liiga sisse zoomitud oli. Okei, elab üle. Tagapool on puude sees on veel mingi kivist ehitised. Ja rohkem siin platsil vist midagi muud ei olegi. Ja liigume siis sinna teisele poole. Video on küll juba üsna pikaks veninud. See video on juba 27 minutit. Peaaegu pool tundi filmitud. Ja, peaaegu pool tundi filmitud ja mis võiks olla. Okei, see on mingi pomm jah. Okei. Nii. Liigun sinna poole. Läheb vaatame nüüd hooneka üle siis. Nii. Siit nüüd väga kaugele minna ei saa. Need hoone veel saab üle vaadata. Aga võib-olla sealt taga näete. Hakkab juba need mis iganes. Ja üks kits jälle jookseb. Või hirv või mis ta on. Otsib vist midagi. Igatahes. Edasiselt ei saa jah minna. See on eramajad. Ma ei tea, äkki kellegi hoov on juba seal ees ja ma ei hakka sealt minema. Aga jah, näha on, et elu käib siin ikka. Loomad jooksevad. Me enne nägime ka ühte seda hirve või kitse, ma täpselt ei tea, kumb ta on nüüd. Jooksis ka mööda, aga mul oli kaamera kinni sellel ajal, et filmida seda ei saanud. Nii, siin on mingi müür veel. Täpselt ei tea, mis põhjusel siin oli. Võib-olla ka mingi aed siin ümber. Ei tea, siin on veel üks hoone. Seest on põlenud natuke. Näha on või. Ja siin on veel üks elektripost. Kaev on seal veel. Nii. Siin on veel hooned. Ma lähen vaatame neid üle ja liigub tagasi ja ma arvan, et aitab videos kaasa. Ma olen juba pool tundi filminud. Veel üks kibel ka pesa siin. Ja lähen vaatame üle. Nii, üks hoone on selline. Vundament on siin natuke järgi jäänud. Sein on millegipärast ära lammutatud. Ei tea, mis põhjusel. Seal on veel üks hoone. Lähen vaatame selle üle. Ma olen juba üsna lähedal eramajadele. Seal tagant näete. Praegu näete puid ainult, kus pool on.
igatahes seal puud taga üks valget maja näha on. Peab ettevaatlik olema, et liiga lähedal ei maksa minna. Nii, ma ei tea, kas ma nüüd sees hakkan ka majades käima, sest ma ausalt väga ei taha sinna minna, sest see tundub suht täis kasvanud. Igasuguseid taimi. Siit vist saab. No davai, vaatame sisse siis. Midagi pähe ei kuku loodetavasti. Mingi pesemisruum vist. Mis ta siin oli? Duširuum. Siin on mingi mis iganes puu kasvab. Siin on ka mingi ruum. Puu kasvab siit ka. Nii. Loodetavasti mingi ussipesa siin all ei ole. Huvitav sein siin. Huvitava tekstuurida sein. Alar, mis sealpool on? Mis sealpool on? Õnneks ma jõudsin inimesed ära, siin on auk. Auk, tore. Alar, mis seal majas on? Ma ei tea, seal majas pole nii erilist, aga siin koha peal on räme suur auk. No, tore. Ma jõudsin õnneks ära hüppata sealt. Okei, seda majas on siin mõte ka kuulida. Sein on kokku kukkunud, ma kõnnin seina peale. Sein on kokku kukkunud. Veetoru siin läheb veel või mis toru ta siin on? Ei oska öelda. Toru läheb siia seina sisse. Kas ta teiselt poolt välja tuleb, seda ma ei oska öelda. Seina äärest. Vaatame, kas sisse saab vaadata. Tundub, et siit hakkab veel midagi pähe mulle kukkuma. Toru läheb siit pealt edasi. No kuhu ta läheb? Toru lõpeb siin. No okei siis. No okei, siin majas pole siis rohkem midagi väga huvitavat. Üks mädapalk ka siin jalge all. Nii, lähme vaatame selle hoone ka üle. Nii, siit väljas läheb veel üks toru siia teisse majja sisse. Siin on vist mingi pesemisruumid olnud. Kraaniga midagi tundu olevat, kus saaks vett käima keerata. Siin on pesemisruumid. Siin on pesemisruumid olnud. Pesemisruumid, aga miks niisugune auk on? Kus auk on? No ja kuidas sa siit läbi lähed? Aga kus auk on? Mis augus sa räägid? Jaa, aga vaata, milline see üldsegi välja näeb. Kokku varisenud. Vaata, äkki saab kuidagi edasi liikuda. Ma ei tea, ei. Sinililled ka kasvavad siin ilusti. Kevad on saabunud. Väga hea. Nii, muidu mul nüüd on 1,5 kuud vaja veel koolis käia ja siis on kõik siis suvevaheaeg ja siis saab jälle videosi korralikult teha. Alar peab küll tööl käima, aga no ja siis kutsume need teised sõbrad. Saab võib-olla nendega minna mingid video teha. See maja, seda ma väga ei... See ei tundu väga midagi huvitavat olevat. Aga no lähme vaatame ta ikkagi üle. Korsten on. Järelikult on ahimajas. Päris palju rämpsu on siin maas. Põhjusel ma täpselt öelda ei oska. Mis? Seal oli tunda, aga rump käib. Nagu oleks sisse varit. Ma ei tea, vist siin on mingi elatud või no siin sai need sõdurid või need töötajad elada siin. Nii. Nii. Aga jah, ma arvan, et siin vist rohkem neid varemeid ei ole, mida oleks vaja läbi vaadata. Ma arvan, et me liigume nüüd tagasi. Ma lõpetan video. Seal on eravaldus, sinna ei saa minna. Me peame tagasi. Mina ei tea, kuidas. Nii,
aga jaa, me liigume tagasi. Kui jõuame sinna garaažide juurde tagasi, teen viimase kokkuvõtte. Räägin ära, mida leidsime ja mida ei leidnud. Ja siis lõpetame selle video ära, nii et näeme seal garaažide juures. Nii, olen siin katusel jälle, sest siin on mugav istuda. Päike paistab peale, hea soe on. Aga igatahes. Nii, räägin siis ära, mis täna leitud sain ja mis meeldis, mis ei meeldinud. Nii, täna avastasin sellelt sõjaväebaasi alalt päris palju huvitavat, mida ma varem ei teadnud. Nagu näiteks 300 helikopteri maandumisplatsi. Ma arvan, et need olid helikopteri maandumiseks, sest ma ei leia ühtegi muud seletust neile. Ühte ma teadsin juba varem, 2 leidsin täna. Et see oli päris hea. Nii, sõjaväebaasi ajaloos sai täna räägitud, ehk siis selle koha ajaloos siin, et miks ta ehitati ja miks ta maha jäetakse. Terve ala sai läbi käidud ja päris pikk video sai filmitud. Nii, nüüd järgmine video ma ei oska öelda, millal tuleb, võib-olla nädala pärast, kui ma viitsin jälle video teha ja kui hea ilm on. Eks ma arvan, kui ma viitsin ja hea ilm on, siis ikka tuleb video. Nii, nüüd varsti peab ka see kevadvaheaeg, ehk siis aprilli lõpus, siin on 1 nädal aega. Et ja vaata, võib-olla siis käin kuskil kaugemal, aga näiteks Sompas või Sondas. Sest Sondas on ka paar maetud kohta, mis tuleb veel üle vaadata. Mingi mootorratas, aga see on okei. Nii, mis on siis ikka? Video on päris pikk juba. Praegu ma arvan, et aitäh, et te vaatasite ja kohtun teiega järgmises videos. Head aega!